minek Tallinnast Helsingisse. Kuigi ma veel pole päral selles kohas, kus ma plaanisin ööbida veel, siis ma juba olen leidnud mingisuguse koha, kus oleks nii lihtne öösel varjuda, nii et keegi väga ei märka. Või kas või siin kuskilt pimedas. Kaugel on jänesed. 2 tükki, 3 tükki. No nii. Jänesed on minust umbes 20-15 meetri kaugusel. Nosivad heina, ei tee minust väljagi. Natukene pelgavad, aga ära ei lähe. Väga vahvad jänesed. Nii, ma arvan, et mis asi seal on? Ei tea. Aga siin kohas on hästi põnev. Praegu on nii kella 2 või 3 vahel või seal. See on siuke kivine koht, kus on siuke paviljon. Vaatamisväärsus. Siin on natuke raske telki püsti panna, sest igal pool on kivine, ei ole hästi näha. Tundub, et siin on natukene rohkem sellist pehmet maad. Ma panen pigem siia. Kuigi siin on tõesti mõtleks, et väga palju igasugust tränni. Sest ajalehti ja mida siis inimesed loevad? Midagi koertest. Mis nad loevad? Habemega mees. Nii. Ukko. Assassa. Mis see tähendab? Viron ja Rootsin. Eesti ja Vene. Elekter. Ma saan, näed, mõned sõnad saan aru. Mida nad veel õpivad? Ongi kõik või? See on ju paberi raiskamine. Telgi sain püsti pandud. Ma olen praegu üsna lähedal, mitte väga lähedal, aga üsna lähedal Helsingi olümpiastaadionile. Ja see on siukene park siin, kuidas see oli? Alpi puisto vist oli selle pargi nimi, kus on siuke kivine, natukene prügine, aga siiski siukene hästi siuke privaatne tunne on siin. Ja seda hoolimata faktist, et kuskil sinna poole jääb üks torn. Siit läbi puude võib-olla ei ole hästi näha siit, kui video peale vaadata. Et siin on üks torn, kust peaks vaatama, oleme siuke ilus vaade ümberringi. Praegu siin väga ilus vaade ei ole tegelikult. Kui väga hoolikalt vaadata, siis reaalselt on niimoodi, et siin on, näete, prügi päris palju. Aga siit avaneb vaade Helsingile.
suurepärasele Helsingile. Nii et ja, kell on siis 3 läbi ja ma näitan natuke seda ümbrust veel lähemalt. Et siin tõesti selline kivine, umbes nagu, mis rahvuspargi nimi oli, Nuuksio. See oli ka niisugune kivine maastik. Aga siiski on, näed, siin üks niisugune murune koht ja väga lihtne oli vaiasid maa sisse saada. Ja siia lähen siis magama. Natukene kindlasti magan mingi 4-5 tundi vähemalt. Miks mitte rohkem, mul ei ole mitte kuskile kiiret. Homme saan natuke rahulikumat võtta isegi. Et jah, kuskilt 7 kilomeetrit kõndisin maha. Kell 12:30 öösel hakkasin sealt sadamast tulema ja siis jõudsin siia. Kella 3 paika hästi rahulikult kõndisin. Ja nagu näete, öös tegelikult ei ole üldse juttugi. See on igavene hommik, ütleks niimoodi, või õhtu, pigem hommik. No, praegu on kindlasti hommik. Linnud laulavad. Prügi ja maas. Selline suurepärane idüll. Ma lihtsalt näitan, milline näeb praegu välja minu telgi sees. Valgus. Mul ei ole siin mingit lampi. Lihtsalt ongi nii palju on seda valgust praegu, et see pealamp, mis ma kaasa võtsin, on ikkagi väga-väga üleliigne, mulle tundub. Aga parem igaks juhuks kaasa võtta või pärast kahetseda. No nii, praegu siis hommik, 5. juuni 2023 ja olen siin Helsingis Olümpiastaadioni lähedal mingi Alpi puistu või mis iganes puista pargis ja kell on umbes 9 ja sain natuke magada. Väsinud ei ole üldse, sest see kott on tõesti nagu piisavalt kerge, 6,8 kilogrammi, mis ma kokku pakkisin. Et ei jõudnud sellega nagu nii väga ära väsida. Pikka maad ka ei kõndinud, 7 kilomeetrit, see natuke peale. Aga nüüd Special Mairo for you. Ma eile jagasin Facebookis postitus, kus ma kirjutasin üles kõik selle nimekirja asjadest, mis ma kaasa võtsin ja mis kõik mahuvad ära sellesse 24-liitrisesse kotti, kaasa arvatud siis see telk siin varjus. Ja Mairo kirjutas, et ta tahaks väga näha unpacking videot, et kuidas ma lahti pakin siis kõik need asjad ja eile ma jõudsin kell 3 siia, siis mõtlesin, et ma ei viitsinud hakata veel eraldi videot tegema sellest, et tahtsin juba pigem pikali minna. Siis ma mõtlesin, et täna hommikul, et ma teen siis selle pakkimise video, et kuidas ma selle varustuse kõik siia sellesse kotti ära mahutan. Kui mahutan, ega ma ei tea, kas ma mahub. Eile lihtsalt võib-olla õnnestas kuidagi. Ehk siis näitan nüüd seda varustust ka nagu reaalselt, mis mul siis kaasas on. Telk. Selles sinises kotis on mul kaasas tavaliselt igasugused kõik võimalikud sellised vidinad. Spork, 3-liitrine veekott, kummikommid, 7 tükki kohvisid. Mairo, sinu antud kanapasta Food Force'ilt. Ma ei ole seda varem isegi kuulnud. Ma vist olen äkki isegi kuulnud või näinud, aga ma ei mäleta kus kohas. Siis 2 Tactical Foodi toitu. Siin on telgikotid. Selle koti sisse panen tavaliselt mingid hügieenitarbed, pilliplaastrid, ravimid, hambapasta, hambaharja ja fiiberrätiku. Kaasas on siis ka veefilter, sääsevõrk, ümber pea, kui peaks olema palju sääski. Eile natuke oli, aga see oli nii vähe, et ma hakkan see vaeva nägema. Pott, mille sisse käib põleti ja gaas. Siis selle kollase koti sees ma tavaliselt hoian enda
elektroonikat, akupanka kokku käivad siis kõik need juhtmed veel siin, varuaku enda pealambile. Tuligi meelde pealamp, mul endal siin kotis. Pealamp on siin. See on siis plasmasüütaja Kaarilt, väga asjalik asi, seda ma kannan lihtsalt sageli kaasas. Mikrofoni komplekt, 2 mikrofoni, 1 transmitter, mida ma siis praegu ka hetkel kasutan. Pliiats, veekindel märkmik, salvrätikud, ravimid käivad sinna hulka. Siis pipragaas, ma võtsin igaks juhuks kaasa, eile öösel tulin läbi kesklinna, mine tea. Akupank ja ühtlasi ka kätesoojendaja rollis, eelkõige just kätesoojendaja rollis. Siis madratsi juurde, selle madratsi juurde käiv, no nii, väike tuul tuli. Kott, sellesse kotti mahub ära siis see pumpkott, millega saab madratsit täis pumbata ja siis madrats ise. Termos 0,75 liitrit, tualettpaber ja siis magamiskott, hästi kerge väike magamiskott, mis mahub sellesse kotikesse ära. Vist ongi kõik. Siin varjus on veel need riided, mida ma kannan üldiselt siis, kui ma liigun. Eile õhtul olin kõik need seljas. See on hästi paks viljane kampsun ja siis koorikjope kindad. Praegu hetkel on nii soe ilm, et ma tõenäoliselt võib-olla need mõlemad peaksin kuidagi ära mahutama koti külge vist. Eile ma olin nüüd seljas. Ma vaatan, kus ma nendega teen. Et ühesõnaga, need on ka siis põhimõtteliselt juures, aga neid ma kotti ei mahuta. Nii et need on need asjad, mis mul olid kaasas ja mida ma siis hakkan kokku pakkima. Aga ma tõenäoliselt teen selle kokkupakkimise videoosa kiirendusega, sest muidu see võtab aega ja see video pikkus läheb väga pikaks. Eks ju. Teeme nii. Nii, ja ongi pakitud. Nii et see kord läks siis väga kiiresti, väga lihtsasti, ei mingisugust, ega eelmine kordki väga vaeva ei näinud. Panin siis tualettpaberi siia, kuna see on niisugune asi, mis läheb võib-olla mingi hetk vaja, samuti statiiv on siin külje peal, kuna kui ma seda kotti jätan, siis ma ei viitsi teda välja võtta. Ma tean, et ma olen nii laisk, et ma ei viitsi seda muidu kasutada. Ja tõesti, et siin tegelikult ma näitan, et tegelikult siia ruumi
jäi ka üle, et kui peaks midagi, ma ei tea, mida iganes ostma või midagi, et siia tegelikult mahub midagi veel. ja täiesti võimalik pakkida 24 liitrisesse kogu see varustus ära. ja siin on siis riided, mis ma võtan, tavaliselt panen selga, aga täna on nii soe päev, et ma kuskil panen nad ilmselt kas siia koti külge või midagi, panen koti sisse lausa ära. Et ja muidugi hädapärast ju tegelikult saab seda vahet, mis siin on, selle silekoti vahel, mis on jäetud õuvaheks, panna mingid riided kas või siia. Loomulikult see võtab seda ventilatsiooni vähemaks, aga see on täiesti võimalik variant. Ja samuti on siin võrktasku, kuhu saab midagi ära veel mahutada. Noh, üldse võrktasku on siin ka tegelikult täiesti kasutamata. 24 liitrit täiesti piisav, et teha mitmepäevast matka sellisel sooja suve kevadilmaga. Nii, mahutasingi enda riided kotti ära selle koorike mis tegelikult on küllaltki niisugune paks, ta ei lähe nii kompaktselt kokku. Terra Rockblanc jope, et ta võttis ruumi, panin siia, kampsuni panin praegu siia ja väga naljakas, aga who cares. Ja kõik mütsi, kindad, kõik ma panin veel siia kotti. Nii et päris palju mahutab see 24 liitrine kott. Väga põnev vaadata, kuidas inimene jookseb vihmavari käes või päikesevari, raske öeldagi. Katkine vihmavari. See on esimene inimene, keda ma olen nüüd näinud. Ja ta kastab puid. Jookseb ja kastab puid. Väga põnev. Kas see on mingi Soome religioosne rituaal? Väga põnev. Ja näed, vaata nüüd jälle. Võttis teise pudelitäie ja kastab puid. What the heck? Mis nüüd toimub? Nüüd toimub mingi maagia. Ja läinud ta on seal. Väga põnev inimene. Soomes esimene inimene siin üleval minu telkimiskohas. Aga vaatame, mis inimesi toob see päev edaspidi. Nüüd siin on see, mida ma eile õhtul väga hästi näinud, mis asi see on. See on ilmselt mingisugune lõbustuspark, mingisugune Ameerika mäed. Väljas on nii soe, et panin ära ka enda võrkpesu, mis oli enda pükste all, sest tõesti palavakas. Ja pean ütlema, et need püksid, need on tegelikult veekindlad püksid, Gore-Tex püksid, aga need on tõeliselt teistsugune elamus võrreldes mul ühtede eelmiste veekindlate pükstega. Nimelt see kuskilt ei kleepu, ta on hästi mõnusalt ümber, pluss veel, et siin on võimalik teha päris pikalt lukud lahti kuni alla kas välja. Ja ma tunnen, et õhk voolab ja väga kihvt, väga mugav elamus. Olen praegu siin Neste tanklas ja kavatsen sinna hommikus siia. Ja ma vaatan, kui kallid on siin hinnad, lihtsalt pöörased. Aga midagi ma õppis sööma. Ma võtsin küll kaasa mingit kuiloidud, aga ma võtsin pigem selle arvestusega, et kui kuskil ei ole süüa või siis õhtul telgi juures süüa, aga pigem just sööngi siin kuskil endale kõhu täis, kuskil bensiinitanklas või kuskil mujal. Minu jaoks on huvitav, et siin on lausa kasiino selles samas tanklas. Et jah, kasiinosõltlastele veel üks koht ja siin on veel üks eraldi sektsioon mõeldud lotosõltlastele. Kõigile mõeldud ja minusugustele kohvisõltlastele samamoodi. Nice. Kana ja ananassiga niisugune latakas, see läheb kõhtu nagu njuhti ja mahuks veelgi. Aga see kohv, suur toobitäie kohvi, korralik laks. Ja siin on ka telekas MTV3. Ilus kivine rada.
läheb siit Nuuksio pargile väga sarnane ja ega tegelikult see park või see, kus kohas ma praegu olen, ei olegi ju Nuuksiost väga kaugel. Espoo poole ma liigun ja sinna poole edasi kuskilt tuleb ju ka see Nuuksio park, Nuuksio rahvuspark või mis iganes nimetusega ta ei ole. Ma vist mõistan seda keelt, soome keelt, see on see eesti keeles või? See on nagu mingi aiamaa. Aga mulle tundub, et siin on nagu erinevad omanikud või erinevatele inimestele mõeldud. Tegelikult siit saaks vett võtta. Ma ei tea, kas mul on vaja, sest ma ostsin tegelikult isegi vett pudeli vee. Mõtlen, number 99. Iga omanik teab oma numbrit. Loodetavasti kasse kannud kõik ämbrid ja vajalikud asjad olemas. Idülliline kompostihunnik. Ja näed, tädi võtab, Soome tädi võtab vett, Soome vett. Ja vaadake, kui ilus 124. Neil on pesa. Metsvintidel on siin pesa. Kui armas. Kui armas. Kui massiivne suur sild siin. Siin on nii suur plats, et siin saaks lausa jalkat mängida peaaegu. Nojah, need suured postid on siin vahel, aga kraav ka, aga seal pool saaks vabalt jalkat mängida. Lihtsalt väga põnevad masinad on siin inimestel teinekord. Siin ei ole ainult Bolt, vaid mingisugused muud variandid veel. Nagu meilgi tuul ja Rahula, surnuaed, joogakursused, Ashtanga jooga. Äge. Minule meeldib see, et lähene ühiskonnas on hästi positiivne suhtumine joogasse tänapäeval. Mida iganes keegi ei mõista või mõtesta, selle all mulle tundub, et nad püüdavad siuksed olemist viiside poole, mis on väga, väga õilisad ja head. Siin silla all tegelikult ei ole vaja isegi telki. Vaja lihtsalt mingi madrats ja magamiskott ja saab siin ööbitud. Jäähall kuskil siin. Irkala jäähall. Wow, siin on rand. GPS-i rõõmud. Mul on ette tehtud mingi GPS rada, aga sellistes kohtades, kus on natuke rohkem puid, siis teinekord pikki minuteid ei tule üldse ühtegi signaali ja kui on palju radasid, siis võib natukene mööda panna.
aga samas igal juhul, ahah, näed, tuli. No väga palju, korraks tuli ette, ma nägin enam-vähem ära. Aga samas see, et mul kellas on olemas GPS, see hoiab kõvasti kokku minu telefonil akut, millega ma saan teha filmi. Et kell on igal juhul mugav, et ei pea kogu aeg kätt või ütleme, mobiili taskust välja tõstma. Nii et vahva. Alt üles, siit on päris kõrge, kuskil 50 meetrit üle merepinna. Nii, siin on umbes 57 meetrit üle merepinna. Siin on niisugune suur, ma ei tea, seikluspark oli seal kuskil allpool, ma vaatasin. Näis, kuhu mu edasi tee viib. Ja lähebki siit tee alla, mäest alla. Nii kõrge kask. Pitke koski, kas tähendab pikk kosk või? Ma loodan, et on mingi kosk. Mingisugune liikuv veekogu võiks olla, et ma tahaks teha väikse pausi, kus võtta vett, teha süüa, juua kohvi. Aga jah, see on minu unistus. Kas see täitub? Seda teab vaid tee. Tee teab. Aga ma olen üldiselt väga-väga rahul selle teekonnaga, mida ma eelnevalt planeerisin. Ma tahtsin, et oleks võimalikult palju rohelust. Ja seda ma saan. Et ei pea tõesti selle pärast muretsema. Et muudkui ainult autode vahel sõelun siin. Espoo ja Helsingi vahel. Väga-väga rahulik on kogu see teekond olnud. Wow. Onko tämä Pitkäkoski täällä? Ma ei tea, kas see on Pitkäkoski või mitte. Küll olen ma üsna kindel, et ma plaanin siin kuskil teha enda lõunapausi. Pardid, piilupardid. Ma arvan, et seal on ilus koht, kus olla. Saab rahulikult istuda, süüa teha. Siin on liiga kivine ja liiga nähtav, siin on mingi maja veel juures. See on just niisugune ilus rahulik koht. Wow, siin on kellegi roostetanud Honda. Wow. Ma olen kindel, et nii mõnigi oskaks sellest teha täiesti uue, väga uue motika. Ja siin ma teen endale väikse peatuspaiga.
söök sai valmis. Umbes 15 kilomeetrit olen täna kõndinud. Praeguseks kell on 15.26. Noh, ma arvan, et võib-olla kella 10-ni. Või noh, võib-olla kella 11-ni. Ma vaatan, kuidas ma viitsin kõndida täna veel. Senimaani puhkan. Kirjutan järjekordset kirja, mille panen pudelisse ja viskan Soome lahte keset Soome lahte seekord. Loodetavasti sealt ei tule kuskil niipea lagedale. Ja kuhu ta lõpuks läheb, see oleks hästi põnev. Mitte Eestisse ega Soome, vaid läheb kuskil väina mööda, äkki kuskil läheb. Ma ei tea, kuhu kohta. Atlandile, Ameerikasse, Indiasse, pika kaarega. Päris põnev. Saab näha. See elukas, see teeb tõesti väga kuumaks. Kohe, kui sa paned selle põleti käima, ta läheb momentaanselt hästi kuumaks. Väga rahul selle põletiga. Aga proovime siis seda kanapassat, mida andis Mairo. Tänu Mairole saan täna lõunasöögi. Ja see Food Force'il on üks väga huvitav omadus, mis on minu jaoks hästi nagu läbimõeldud, on see, et sa saad natuke, nagu ta läheb nagu lahti sealt nagu liimist või niimoodi, et mingi osa läheb palju laiemaks, et ta on palju stabiilsem. Kui sa paned ta kuskile maha, siis ta on kuidagi nagu kindlamalt. Ma arvan, et väga hea. Laktoosivaba. Õnneks mul laktoosi talumatust ei ole. Aga minu jaoks tohiks olla igal juhul maitsev. Ja ma usun, et see on maitsev. Kui ma nüüd enda sporgi leian kuskilt, siis ma äkki saan isegi süüa täna. Ma ei ometi jätsin kuskil selle sporgi. Näed, siin ta on. Niisugune hõbedane või niisugune hall. Võib ära kaduda veel. Seda küll ei taha. Õnneks ma ise seda ei ostnud. Mul kolleegid kinkisid, siis kui oli sünnipäev kunagi. Väga hea kink. Siiamaani töötab ja ei ole katki läinud. Väga mõnus. Mulle nii väga meeldib. Makaronid mulle väga meeldivad. Pasta. Makaron. Kurat. Ma ei tea, kas siia jääb sellesse kaadrisse, aga sealpool on tegelikult hästi ilus selline sein. No mina ei tunne neid kivimeid, kas on graniit või midagi muud. Aga väga ilus. Ja ma ei jõua ära kiita neid pükse. Õhk saab vabalt ringi käia. Nagu lühikeste pükstega käiks, see on nagu väga hea. Mul pole õrna aimugi, kuhu ma täna õhtul välja jõuan. Aga ma olen niimoodi tee planeerinud, et suuremas osas ta on kuskil roheluses. Ja ma võin põhimõtteliselt kus iganes selle telgi, ütleme niimoodi, ma ei tohi mitte kuskil õigupoolest telki maha panna, aga püsti panna, aga no iseenesest on võimalik panna kuhu iganes. Eelmine õhtu oli väga ilus, mis õhtu, öösel jõudsin. Lihtsalt nii ilus koht, kui vaadata läbi sõrmede prügi poole. Usun, et täna leian samamoodi mingi põneva koha. Et midagi ei juhtu. Ma mõtlen, et minuga ongi nüüd ühe korra juhtunud San Marinos, kus ma jäin sandarmitele silmi. Aga nad olid väga mõistvad minusuguse
debiiliku suhtes, kes pargib oma telgi kuskile vanalinna juurde. Õnneks nad said aru, et minuga ei ole kõik korras. Tegid mulle erandi, et nad lubasid mul minna ilma trahvita. Aga jah, plaan on minna Espoosse. Sealt rongiga tagasi. Või bussiga. Või ma ei tea, mis transpordiga, mis seal läheb. See oleks omamoodi huvitav kogemus. Ma ei ole kunagi sõitnud Soomes bussiga või. No kui välja arvata transport Vanda lennujaamast Helsingisse. Rongiga ma ei ole kunagi sõitnud Soomes. Mitte mingisuguse rongiga. Nii et Soome on minu jaoks täiesti avastamata maa. No absoluutselt avastamata maa. Ainuke koht, kus ma olengi käinud on Nuuksio ja siis Helsingis. Aga ka ainult mõned korrad. Põhja-Soome, kõik need Lapimaad ja asjad. Ma ei ole näinud, ei ole kogenud. Ahvenamaa. Terve Soome on täis, kui juba siin on nii ilus loodus. Helsingi ja Espoo vahel. Siis ma arvan, et siin on kohti, mida vaadata nagu küll ja küll ja küll ja küll. Mingi karurada ja... Mis see tundub? See karurada tundub niivõrd läbi... Kuidagi ma ei oska öelda, et on nagu nii turistikas. Ma tean, ma olen näinud pilte ja videosid ja see tõesti on väga-väga ilus kõik seal, aga lihtsalt see mõte, et minna mööda ette nähtud rada, lihtsalt tammuda märgistatud rada mööda, ma ei tea. Kas ma teen Valgas? Mis Valgas? Eestis ka niimoodi, aga pigem mulle meeldib just niisugune variant, et ise teen raja valmis, ise olen rajameister ja vaatan, kuhu tahan minna. Must põnevamaid seiklusi on olnud siis Vesuvi juurde minek. Korrat, see oli nii hea. See oli nii äge nagu. Ja mul on nii kahju, et mul telefon varastati ära. Ja kõik need videod, mis ma tegin niisugused väga palju videolõike ja ma saanud niivõrd huvitava, ma arvan, teistelegi vaadata. Aga lihtsalt läks vastu taevast. Väikse materjal. Õnneks jõudsin Facebooki üles laadida paar videot, mitte videot, vaid pilti või Suvi kraatrist, kuhu ma jõudsin lõpuks välja. Muidu jaoks mitte midagi alla söönud. Pildimaterjalidest. Ilm on tõesti olnud väga ilus. 16, 18 kraadi ma pakun. Isegi T-särgiga kohati tundub, et oleks paras kõndida. Vahepeal natuke jahedam. Ma arvan, et ma olen praegu normaalselt riides. Mis asi siin on? Siin on ju kalamehed käinud. Ma küll ei tea, mis asjad need, mis ta endast kujutab, aga ma saan aru küll nii palju, et see on kuidagi seotud kalastusega. Aga ma ei oska midagi sellega teha. See part ootab seal midagi teisel pool kalast. Midagi või kedagi. Oma kallimat. Või vaatad, et kas mõni kala on. Kes seda teab? Vaatasin kaardi pealt järgi, et see oli tõesti Pitkakoski veepuhastusjaam, mille juures ma seal kuskil olin. Ja selle jõe nimi ise oli Vantaan jogi. Ilmselt see kuskil Vanda juurest äkki hakkab pihta, ma ei tea. Igal juhul ta suub Soome lahte Helsingis.
oo, kas siin on mingi observatoorium? Tundub nagu midagi sellist. Aga kaardi rakendusest tuleb välja, et ikkagi tegu on veetorniga. Täiesti ulme, kuhu GPS-iga olen suutnud raja teha. Kuskilt mingi väga väikest rada mööda siit. Võt see rada on keepsuga tehtud. Väikene kauplus, mulle tundub, et see on niisugune nagu India maade kauplus. Just selliseid pigem India ja Jaapani ja sellised asju, toiduaineid. Oh yeah! Rada viib mind, GPS vaatab siit mäest üles. Hull. Täiesti hull. Natuke veel. Siit läheb väga pikalt veel alla. Ja mul vaja siin üles minna. Jumal küll. Korralik trenn. Näe Mihkel. Teen ikkagi trenni. Ei ole. Ei ole. Jumal. Aga siin on ilus vaade. Kummikummule kurku. Tunnevad, siin tehakse kõvasti trenni. Ja siin olid räpid. Mina läksin sealt niisaselt. Räpid on nõrkadele. Helsingi, kus pool ma tulin. Aga nii, kuhu nüüd edasi? Nüüd tuleb siit alla minna. Siin ka igal pool võiks vabalt telkida, mitte keegi pane tähele. Ja siis on sellised rajad. Nii, siin on üks koht, kus saab võtta või jagada enda raamatut. Ma vaatasin, kõik on kas rootsi või saksa või soome keeles, et ma ei saksa keeles võtaks, aga ma ei tea, ei tundu midagi väga sükest, mis kõnetaks. Sellise mäe otsas oleks tõesti väga põnev telkida. Aga ma tahaks veel täna ikkagi edasi liikuda. Sest aega on veel päris palju ja ma tahaks homme võimalikult vähe jätta liikumist, et võib-olla ka Helsingis natukene olla. Vau, kui suur staadion. Või noh, nagu ikka, ma arvan, 400 meetrit nagu ikka.
nii, käisin Lidlis ja ostsin 11 jäätise, siis Pohla šokolaadi, ma arvan, et selle ma tahan homseks. Ja terve rullbiskviidi, seda ma ka terve kindlasti täna ära ei söö. Midagi jätan homseks, ma loodan, et säilib. On siin mingi kuupäev, ma ei tea. Ja natuke juua, seda võib-olla natukene toidu jaoks. Siin kuskil peaks olema, ma arvan, ka see pardioaidama, mis kunagi, eelmine aasta, kui ma tegin jalgrattamatka, siis sai siit ostetud midagi. Nii, jäätis sees ja full power. Otsime üles mingisuguse tõlkimiskoha, võib-olla veel kõnniks veel. Tunnen ennast üldse väsinuna praegu, pärast seda väikest puhkust, jäätise pausi. 30 kilomeetrit olen kõndinud. Aga ilmselt ma tahaks mingisuguse ilusa koha leida. See koht peab olema ilus. Nii, selline allee. Või, ma ei tea, alleeks seda palju nimetada. See on selline sirge. Aga mulle praegu meeldib see sirge. Mulle meeldib. Tule aga. Kell saab varsti 10. Varsti tuleb hakata otsima leidma tõlkimiskohta. Tahaks seekord minna õigel ajal magama. Topelt öös nagu pool magamata olla. Ei ole mõistlik, ei ole vajalik lihtsalt. Nii et vaatame, otsime. Siin oleks imepaikne mõnus koht. Tasane maa. Ma tahaks veel natukene edasi minna. Ma arvan, et ma lähen veel natuke edasi. Ma mõtlen. Jep, ma arvan, ma jään siia. Siis on homme ka selline mõningat maad käia ja mingi 10 kilomeetrit võib-olla või natuke rohkem. Täna kõndisin üle 32 kilomeetri. Iirimaa tuleb meelde. Täpselt samasugune olukord, et tundub, et ilus roheline maa, et siin saab nii ilusasti enda telgi üles panna. Aga selle murukamara all on kohe otse siin nagu muld ei olegi, ongi kohe kivi vastas. Et küll ma ta kuidagi siia püsti saan selle telgi, aga tõesti, siin on tõesti iga pool kivine. Siin oli jälle jänes. Siin mäe peal oli jänes. Läks kuskil alla. Vaata, kas ma näen teda. Või ta pani juba nii pleeku, et enam ei näe teda. Jänko, kui sa oled. Näen, sinna läks. Sinna läks väikene välejalg. Näed, seal ta on. Läinud ta on. Hiir, tuge siia peitu. Minu telgi alla. Minu telgi alla lihtsalt hästi kiiresti läks mingi hiir. Noh, mine ära. Kus sa siin? Ma loodan, et sa sind laiaksid itsu. Hästi kiiresti läks. Sulle meeldivad võib-olla minu need söögi asjad siin kuskil või? Mis? Aha. Kus sa läksid nüüd? Kus? Kuskil sa läksid peitu, hiireke. Suure hooga tulid. Kus sa läksid? Jälle käib mingi sain. Keegi tahab mulle telki pugeda. Jänku poiss, sina või? Ja kui te olete rotid, siis ma hoiatan. Rullbiskviiti ei puutu. Nii on uus hommik, 8:30.
6. juuni aasta 2023, viimane päev siin Soomes sellel korral. Tahtsin näidata ühte asja. Mäletate, eile õhtu ütlesin, et siin on hästi siuke kivine pinnas, et ainult siin peal on muru ja nii edasi, et all on kõik kivi, see on näha ka. Ja lihtsalt on päris huvitav vaadata seda, kuidas need kuused siin on hakkama saanud. Nagu te näete, kui nad ei saa hästi sügavale oma juuri ajada, siis on neil need juured on siin kõik sellised, kivi jooksevad ja siit ja see lihtsalt on väga-väga põnev vaadata, kui pikad on need juured. Tõesti väga-väga põnev, lihtsalt nagu, aga kusmoodi sa saad endale toitu? Ikkesti pead endale ikka kombitsad hästi laiali ajama, et saada neid toitaineid kätte, et siukest suurt puud ära toita. Ja see kivi tegelikult ju, kui hakkate mõtlema, see on nagu elukindlustus, kui peaks tulema mingi suur torm, siis ta hoiab siit ju kividest kinni. Kuskil ei lähe ümber. Nii et näete, selline vahva loodus. Väga ootamatu asi. Minu Kaari Roihu X2 plasmasüütaja hakkas rämedalt minema kuumaks, kärsama ja praegu ka. Ja ta läheb järjest kuumemaks, lihtsalt ma tahtsin süüdata. Ta on täiesti, ma loodan, et ta ei plahvata siin. See on väga ootamatu. Ja ta ei hakanud tööle. See oli minu jaoks kõige kummalisem on see, et ta ei andnud sädet. Ja lihtsalt kärssas, tuli tossu välja. Nii, kas ma julgen puudutada seda, vaadata, kas ta on ära jahtunud. Pigem arvan, ta läheb järjest kuumemaks. Aga see tähendab igal juhul seda, et ma ei saa seda täna hommikul süüa. Ja endiselt on kuum. Hästi kuum. Äkki ma saan selle pealt süüa teha. Ta on täiesti tulikuum. Ja väga rämedalt kärssab. Jube hais. Kaari, tee midagi. Ma arvan, et siit tuleb üks korralik plahvatus. Sest ta nagu reaalselt järjest kuumeneb. See oleks päris huvitav näha, mis sellega juhtub. Kas ma julgen selle lähedal olla? Varsti siukene litakas võib-olla on varsti näppe, kui ma seda puudutan. Ja endiselt on kuum. Ta lihtsalt kärssab üle. Ülikuum. Jaa, okei. Positiivne on see, et hiired ei ole pannud pihta minu seda rullbiskviiti. Eile öösel ronisid hiired siia, üks hiir roni siia alla. Nii, ma huvi pärast vaatan, mis ja teeb Kaari Roihu. See on endiselt, aga jahtub. Hästi vähekene, aga vist nagu jahtub või? Tundub nii. Käte soojendaja.
ahah, nüüd annab sädet. Kas oli känguru seal või? Jänes. No nii, otsib kohta. Juur on sama jäme kui tüvi ise peaaegu. Oo, romantiline, näed. Kellegi teise juured lähed siit üle, saad kokku. Tuvid siin metsas. Espoo, moodne elurajoon. Tule elama siia. Soome parimad arhitektid on teinud filigraanse töö, kus kõigile on mõeldud, ka sinu lapsele ja sinu autole. Ruumi on sinule ja su sõbrale. Teie laps õpib juba varakult harjuma ilusate aasadega ning harjutama ka ühtlasi mägironimist. Tulevik on sinu lapse päralt. Vaadake, kui hästi harmoneerub see maja nende kaskedega sinna. Kui kaunis on Espoo. Keskipuisto. Mina olen siis siin. Ja ma vist liigun, ma saan aru, siia poole. Vist. Kui ma ainult ise teaksin, kuhu ma tahan liikuda. Pean ütlema, et see GPS-kell on ikkagi tõeline abimees. Ma olen kasutanud seda nüüd 2,5 päeva. See on kogu aeg olnud GPS sees. Ja kõik, mis ta mõõdab, pulssi ja midagi iganes. Ja ma ei ole kordagi laadinud seda siiamaani. Sisuliselt 2,5 päeva pidevat kasutamist GPS-i ja ta ei ole ikka veel otsas, 22% alles. Soon to be speak. Ja see päev otsa tähendab seda, et ma sisuliselt kella 10 hakkan hommikul pihta ja siis õhtul kella 10:30 umbes kõnnin. Ehk siis üle 10 tunni päevas 25-30 tundi olen kasutanud. Et ei ole otsas. 22% alles. Aga praegu siis üks Belgia vahvli või mis iganes vahvli paus. Puhata veidi jalga. Jalad on tõesti. Nüüd ma tunnen küll, et jalad on nagu väsinud. Et väga ei tahaks kuskil üle kivide ja kändade ronida täna. Et kui see GPS teekond näitab kuskil imelikus kohtades, siis ma pigem väldin, otsin ilusamaid teid. Vaat täna on selline päev. Pigem võtan rahulikumalt. Jalad surisevad ja on sellised valutavad, valulikud, hellad on õige sõna. Aga ville otseselt nagu ei ole täheldanud. Nii et senimaani on okei. Mida peab ütlema, on see, et täna on pilvisem. Veel vihma ei ole hakanud tulema, aga ei ole välistatud, et tuleb. Ainult, et ilm ei tea, et mina olen selleks juba väga-väga valmistunud. Siin on ilmselt mingi kool, mingi klass tulnud sama rada. Keegi on teinud suurepärase tasakaalu punkti siia. Nii nagu kutsutud, tuli kohe vihm ja mina olen valmis.
juba tunnen, kuidas teadvus jookseb tunnelisse. Jalad on väsinud. Keha samamoodi. Umbes 11-12 kilomeetrit on kõnnitud täna, aga juba on niisugune väsimus sees. Või kuidas seda hinnata? Ma tunnen, et jalad on väsinud eelkõige. Aga noh, mis salata, keha tahab ka puhata juba. Ta ütles, et ma otsin nende kallimat. Ega ta keegi näinud ei ole teda, kuhu ta läks. Läks juba lihtsalt minema. Ei ole võimalik. Taas väike keeksi paus. Jalad on väsinud. Samas palju ei ole enam käia. Mingi 5 kilomeetrit vast veel on, kui sedagi. Espo keskus jääb sinna poole. Sinna jääb ka raudteejaam. Tahaks kindlasti rongiga sõita. Ma loodan, et see on õige rongijaam, kus saab üldse minna Helsingisse. No vaevalt, et seal nii palju neid raudteejaamasid on. Rongiga Helsingisse. Aega jääb tõenäoliselt natukene rongis mõtiskleda. Kirjutan pudelikirja. Ja Helsingis ei saa puhkan, ma arvan. Ja ega väga palju, ma arvan, ma olen täitsa optimaalselt valisin selle marsruudi. Et tuleb kuskil 44 kilomeetrit. Ma ei tea puhtalt nagu mööda joont mööda. Reaalselt kuskil võib-olla 50, natuke vähem. Sest ma ei ole igal pool täpselt rada mööda läinud. Aga täitsa mõnus tunne on. Ma olen väga rahul, et ma sellise marsruudi valisin, et ma ei saa öelda, et millegi poolest jääks alla Nuukse rahvuspargi matkale. Väga palju erinevaid põnevaid kohti olen siin leidnud ja eriti esimese päeva õhtul tegelikult või öösel see telkimine oli täitsa mõnusas kohas. Wow, fat biker. See kalju peal telkimine oli väga-väga kihvt. Ilm on kogu aja olnud hästi ilus. Praegu ka väga õrnalt ja tibutab. Mingit tõsist vihma ei ole tulnud. 15, 18 kraadi kuskil sooja. Kõik 3 päeva. Super matk. Espo keskus 3 kilomeetrit veel. Nüüd hakkas natukene rohkem sadama. Keegi on andnud korraliku jalgratta siia.
siia vedelema. Ma ei tea, lihtsalt kett, võib-olla lihtsalt kett läks maha. Ei tea. Sisekumm on ka siit ära võetud. No jah, sellega ei saa. Ma mõtlesin, et teeks viimase kilomeetri, teeks auringi, teeks selle jalgrattaga, aga ei, sellega ei saa. Sellised väikesed, majakesed, pisikesed. Ja seal on suur linn. Nii, siin on halal-söögid. Huvitav, kas see lahti? Ma tahaks näha, missugused näevad halal-söögid. Medina. Okei, lähme vaatame. Ma arvan, et on lahti. Võstaks midagi halalli. Kinni. Kas ei ole halal praegu süüa või? Vasta. Nii. Kell on 14.45 ja saabki minu jalgsi teekond siin otsa. Siin on Espoo raudteejaam. Sõidan tagasi Helsingisse ja Helsingis võib-olla natukene olen ja võib-olla olen seal ja siis tagasi laevaga Tallinnasse õhtul 9:30. Kuskil 15 kilomeetrit siit enam matkatud, aga jalad on väga valusad juba. Lihtsalt väsinud ja valusad. Nii ja sõidangi nüüd Helsingi poole rongis. Kohalik rääkis, et sõit saab äpiga, laadid äpi alla ja siis saab osta piletid. Saingi pärast tükk aega mingi autentimist ei lasknud kuidagi seda kaarti, debetkaarti lisada ja siis lõpuks lasi. Nii et täitsa nüüd ma saan igal pool sõita rongiga tulevikus ka. Hea pileti hinnast ka, see maksis siis 4 eurot ja 10 senti. Et suht mitte väga hull. Õnneks lühikene maa. Nii, vaatame, kui kiiresti suudab üks rong siin sõita. Siin kiiruse tablood ei ole kuskil, ei saa orienteeruda. Ma pakun mingi 70, 80, 90. Ja rong sõidab siis umbes 20 minutit Espoost Helsingisse. Järgmise peatuse nimi on Kera. Nii, leidsin on küll täiesti olemas ka kiiruse tabel. Praegu 111 kilomeetrit. 111 kilomeetrit tunnis. Nüüd ma mõtlen, et 3-4 kilomeetrit on Lääne terminali minna. Jalgsi ma enam väga ei läheks, jalad on kanged, valusad. Uurin, et millega saab sinna Lääne terminali. Täitsa põnev. Üks asi, mida ma alles üsna lõpupoole nagu päris hästi teadvustasin, on see, et niivõrd paljud asjad on tõlgitud ka rootsi keelde, tänavanimetuste sildid, peatuste sildid, vist rootsi keelde ja mitte mingisse muudi keelde, ei inglise keelde, ei eesti keelde, ei hiina keelde või vene keelde, rootsi keelde. Nii et see on minu jaoks põnev. Siin on metroo. Ma tahan proovida metrooga minna, aga ma ei tea, kas metroo sõidab üldse sinna sadamasse, seda ma ei tea, ma eks vaatame.
tundub, et nagu võiks minna. Nii et minu jaoks on põnev see väljakutse. Esiteks, kuidas hankida pilet ja ikkagi veenduda, et ma saan sinna ligidale. Peaks olema küll ligidal. Ja kui palju maksab metroopilet? Üks pilet sinna. See on ka minu jaoks väga-väga põnev. Saab näha. Cybershop. See Cybershop ennast kujutab. Cybershop. Ostaks äkki mingi LGBT lipu. Miks mitte? Maaks. Ja siin on erinevad. Nii et väga-väga... Aga millest see tehti on? Niisugune odav materjal. Müüjad ise on ka väga põnevad. Näed, Mirjam tahtis endale kulmu neid, ma ei tea, neeti või. Siin maksab siis kulmu oma 50 €. Siin ongi piletid, siin saab piletid osta. Juhuu. Lipud. Kas tõesti soome keeles on piletid on lipud? Aga mis siis lipud on? Nii, pilet on ostetud. Ja nüüd otsime, proovime iseseisvalt üles leida õige koha. Ja kui ei leia, siis saab küsida. Aga kõigepealt ise otsida, siis saab targemaks. Ongi äge. Ja sõidame alla. Pole aimugi kuhu. Aga alla. Nii, ma nagu ei näe hästi seda, et siit läheks kuskile sadamasse mingisugune metroo või läheb, aga ma ei leia üles. Tuleb siis ikkagi minna trammiga. Pilet peaks kehtima ka trammi jaoks. 7 tramm, number 7 ma saan aru. Platvorm 42 POR on see vist, tuleb välja minna, väidab ka. Noja, olgu tagasi. Mina tahtsin metrooga sõita. Nii, 42 on siin. Ja sealt läheb siis tramm number 7. Lääne sadamasse. Täpselt nii, 7. Länsi terminaali. Täitsa ilusad trammid. Ja sealt ta tuleb. Minul samamoodi siuke Jamaica värvides tramm number 7. Länsi terminaal. Aga trammiga on samamoodi väga põnev sõita. Siin on siukene huvitav väikene lauakene. Sa saad süüta sinna. See on juba tuttav koht. Siit kaudu ma kõndisin. Ja tagasi sadamas. Õhk on siin jahedam. Merekliima, kahtlemata. Tada, Soome.
oli tore. Nii, hakkame siis Soomest minema tagasi kodu poole, veel natukene kirjutada ja süüa lapikuks läinud rullbiskviiti ja no midagi kirjutada veel, pudelikirja ja visata siis keset Soome lahte välja. Purjekas. Nii, ja nüüd läheb teele minu pudelikiri Soome lahte, keset Soome lahte. Kas ma viskan ta välja sinnamaani või ma ei ulata seda tegema, seda saan teada kohe. Jaa, ta läks, ma sain visata välja. See on väga piinlik olnud, kui ma oleks siia alla visanud. Nii et pudelikiri, mul lootus on sinu peal. Kas sa juhatad avamerele või mitte? Kas sa juhatad üle Atlandi, Ameerika maale? Nägemist!